finalistid saavad kutse küllaltki kummalisse paika. Nimelt garaaži, kus harjutab bänd Smartheads. Mõlgutatakse mõtteid, millist rolli mängib bänd laulja elus. Hetkeseisuga on mul see bändi suur vaimustus, mis mul 16-aastaselt oli üle läinud, aga see võib iga hetk tagasi tulla, kui veel selliseid bändi esinemisi hea heliga saab teha. Minu suurim esinemine oli vist, kui me Vanilla Ninjat soojendasime, see oli 8000 inimest vist. Ja siis ma oleks ääre pealt Piret Järvise kitarri ära lõhkunud, kui ma sinna peal oleks hüpanud ääre pealt. Paar senti jäi puudu. She's a good girl. She loves her mama. Ma olen pigem bändi laulja. Mulle meeldib olla bändiga laval ja bändiga proovi teha, kuna mitu pead on mitu pead ja kui on ikka head muusikud koos, siis sealt tuleb vahepeal selliseid ideid, mille peale üks mees tuleb väga harva või tavaliselt ei tulegi. Ma üritasin lugu täiega enda omaks teha. Ma olen aru saanud, kui lihtsalt mööda panna, siis on enda oma rohkem. Kui mingi noot näiteks valesti tõmmata või enda moodi rohkem või nii. No nii, nüüd on Taukeri paras. Paras purakas. Bändi paneb toimuma see, et kõik bändimehed peavad omavahel olema sõbrad. See, et inimesed reaalselt ongi nii lähedased, kui nad ei ole, siis seda muusikas kuulda. Kui on lihtsalt 5 meest kokku mängima, siis see ei ole see. Muusikat ei tohi teha tähelepanu pärast, vaid muusikat peaks tegema kõigepealt enda jaoks. Ja see, kui sa saad mingit tähelepanu ja kui sa saad kuulsuse ja head laivid ja kõige selle, siis see on lihtsalt plusspoint selle eest, mida sa teed endale. Ma ei ole mitte kunagi niimoodi garaažis jamminud bändiga koos, et see oli nii kihvt kogemus ja ma tahaks tõesti tulevikus ka kasvõi garaažis lihtsalt jammida koos inimestega, kes armastavad seda, mida nad teevad. Siin saates ma esinesingi esimest korda bändiga elu jooksul, et muidu kui ma kuskil nii palju kui ma lausin, siis ma ikkagi lausin nii-öelda fonodega ja vahe oli väga suur. Ma tahan, et ma oleksin sooloartist, kuid mul oleks oma saatebänd, mille liige ma nii-öelda ei oleks, aga kes mängiksid minuga kaasa ja tahaksin teha muusikat, mis läheb inimestele peale. Minu soovitus garaažibändidele, et kui teil on bändis üks geenius, kes teeb oma lugusid, laske tal neid teha ja siis kui geeniusel lahvatab mingi hea lugu ja vokalist on hea, siis teid märgatakse.